Kui me räägime alkoholi probleemist sellises üldpildis, siis enamjaolt meie üldühiskondlik arutelu tegelikult on puudutanud tervist, tarbija tervist. Me räägime maksakahjustustest, me räägime sellest, kuidas moodi tõepoolest alkoholi tarvitamine ongi seotud üle 60 erineva haigusega, kaasa arvatud erinevad vähivormid. Aga tegelikult selles pildis on nagu olulisel määral jäänud just täpselt unarusse see sotsiaalne aspekt. Ehk kuidas moodi näiteks üks täiesti tavaline, täiskasvanud inimene, kes puht legaalselt tarvitab alkoholi ja võib-olla siis hävitabki enda tervist ka see juures, aga mismoodi see mõjutab tema kõrval olevaid inimesi, teisi ühiskonnaliikmeid, kes võivad olla temale väga lähedased ja enamjaolt ongi, pereliikmed, lapsed, võib-olla naabrid, aga võivad olla ka täiesti sellised esmakordsed kokkupuutud, et kui me mõtleme roolijoodikute ohvritele, siis need on, inimesed, kes seda siis, kaudselt siis nende tapjad tegelikult ei tunne, ei ole kunagi näinud ja neil ei ole mingisugust plaani ega soovi olnud nendega kokku puutuda. Ja võt seesama sotsiaalne aspekt nüüd selles alkoholiprobleemis, mida me ka nimetamegi passiivseks joomiseks, kus keegi kannatab kellegi teise alkoholi tarvitamise tõttu, see tegelikult annab väga olulise mandaadi, lausa kohustuse ikkagi ka riigile nüüd alkoholipoliitiliste meetmete kaudu sekkuda, reguleerida seda üldist konteksti, kus inimesed alkoholi tarbivad läbi hinna, läbi kättesaadavuse, läbi reklaamimise ja veel paljude teiste aspektide. Et kui me mõtleme justkui, et alkoholi tarvitaja isiklik asi on see, kui ta iseenda tervist hävitab, siis kui me nüüd sellest tema enda tervisest vaatame edasi teistele inimestele, siis siin need õigused tegelikult ikkagi muutuvad ja peaks väga tugevalt panema rõhu hoopiski nendele kõrvalistele ohvritele. Passiivne joomine on tõepoolest nagu üsna uus termin ja kui inimestele on passiivne suitsetamine juba nagu väga tuntud ja arusaadav ja me mõistame ka, millist kahju see tekitab ja näeme ka seda, kuidas moodi tegelikult passiivse suitsetamise mõiste ja kontseptsioon on nagu selgelt mõjutanud meie sellist ühiskondlikku korda ja ühiskonna regulatsiooni, kuidas moodi on, tõrjutud näiteks avalik suitsetamine välja teatud avalikest ruumidest, mida me tänapäeval peame juba täiesti normaalseks, siis passiivne joomine, see on nagu uus asi, mis on justkui ilmunud välja, kuigi samas see kahju muidugi on pidevalt pildil olnud, sellega on tegeletud ja me loomulikult teame neid üksikuid erinevaid kahjuelemente. Aga mis sinna alla siis tegelikult nagu kuulub? Võib-olla kõige drastilisemalt vaatame näiteks seda, kui lapseootel naisterahvas joob. Ehk rasedusaegne alkoholi tarvitamine, mis veel arenevat loodet võib kahjustada viisil, mis muudab tegelikult selle veel sündimata lapse elu terveks eluks. Need on pöördumatud kahjud, fetaalne alkoholisündroom kõige nii-öelda drastilisema näitajana. Loomulikult me mõistame kõik võib-olla kõige paremini selles kontekstis just roolijoodiklust ja sellega seotud kahju. Me kahjuks kuuleme igal päeval, uudiseid sellest, kuidas ikka jälle inimesed on selle rumala otsuse teinud ja joobes autorooli läinud. Teatud murdosa nendest võib-olla jääb ainult politseile vahele ja nad võetakse enne kinni, kui mingi õnnetus juhtub. Siia alla kuulub perevägivald, laste nii füüsiline kui emotsionaalne ärakasutamine, nende hooletusse jätmine. Kiirabiarstid väga sageli näevad neid väga õnnetuid pilte, kus lapsed on olukorras, kus nad tegelikult oma kodus kindlasti olla ei saaks ja ei tohiks. Me teame statistika põhjal, et väga suur osa mõrvasid, vägistamisi on sooritatud alkoholijoobes, ehk jällegi ka need väga suured ja tõsised probleemid ja kuriteod on tegelikult otseses seoses alkoholi tarvitamisega. Ehk jällegi keegi on tarvitanud ennast, viinud olukorda, kus ta ise ennast ei kontrolli ja tekitanud kahju, sageli, fataalset kahju kellegile teisele. Kogu see selline sotsiaalne aspekt, mille võib-olla sellises leebemas ääres, aga siiski äramainimust väärivalt, on see teatud häirimine. Me võib-olla meie lääne
ühiskonnas, kus alkoholi tarvitamine on väga iseenesestmõistetav ja enamus täiskasvanud inimesi seda ka teevad, siis kas me peame normaalseks kas või Tallinnas elades seda, et teatud kellast alates ei tahaks nagu vanalinna minna. Lastega perega ei tuleks see nagu kõne allagi. Kas me peame normaalseks seda, et teatud kuupäevadel on normaalne, et öösel magada ei saa, sellepärast, et kuskil käib nii häälekas pidu, inimesed jällegi ei suuda kontrollida, arvestada teiste inimestega. Me näeme purjus inimeste, alkoholi tarvitanud inimeste väga häälekat korrarikkumist tänavatel, vandalismi ja nii edasi. Nii et see spekter alates veel sündimata lastest, kelle elud pöördumatult rikutakse, kuni teises äärmuses siis selleni, et lihtsalt meie rahu rikutakse, meie privaatset ruumi rikutakse, see kõik mahub tegelikult selle passiivse joomise mõiste alla. Üks olulisemaid küsimusi tegelikult siis nüüd meile igale ühele on ju selle teema kontekstis samamoodi, et millises olukorras olen mina. Esiteks ehk kas sinu alkoholi tarvitamine mõjutab kedagi teist? Võimalik, et see ei ole sulle endale probleemi tekitanud, su maks ei valuta veel, eks ole, pohmell ei ole pärast väga hull, aga püüa nüüd hetke mõelda, et kuidas sinu joomisesse suhtuvad teised inimesed, mida nemad kogevad, kas sinu ülemeelikus, sinu käitumine purjus peaga, kas see mõjutab teisi, kui sa oled pereinimene ja kui seal on veel ka lapsed selles pildis, mõtle nendele korraks. Ja võib-olla teise poole pealt, kas sina võid olla inimene, kes selle passiivse joomise all kannatab teatud puhkudel, kui sa oled kas või alkoholi liigtarvitaja abikaasa, võib-olla sa oled mingil moel ka tahtmatult tegelikult seda käitumist justkui mitte soodustanud, aga võimaldanud. Need on need teatud piirid, kus on vaja ka öelda, et nii ei saa. Ja veel kord rõhutan, et kui lapsed on perekonnas ja lapsed kannatavad, siis see on see kahju, mille suhtes tolerantsi meie ühiskonnas olla tegelikult ei tohiks. Alkoholikahju on midagi, mida me sallime väga sageli justkui iseenesestmõistetavalt. Need hukkunud igal aastal on numbrid, mida me peame juba loomulikuks kaoks. Aga me peaksime kasvama selle suunas ka ühiskonnana, et öelda tõepoolest, et see ennetatav kahju peab lõppema. Me peame seda tõepoolest ennetama ja selle tolereerimine oleks ebamoraalne, ebaeetiline ja seda ei tohiks sallida.